Teine asi, kas või kaubandus. Mind häirib see, et Eestis on niisugune väga lihtne valdkond, kas või näiteks kaubandus, läinud väga palju välismaalaste kätte. Kui me ka müüa ei oska või müüa ei taha ja selle pealt rikkaks ei saa, mida me siis veel oskame, kui me kõige lihtsama tegevuse ka anname käest ära. Põlva Tarbijate Ühistus, mille nõukogu liige ma olen ka väga pikka aega olnud, meil õnnestus juhtkonda vahetada minu arvates väga õigel ajal. Vahetult pärast Eesti taasiseseisvumist ja uued noored juhid, kes siis ametisse said, nad olid täiesti teistsuguse mõttelaadiga kui paljud kolleegid. Ja täna peab ütlema, et Põlva Tarbijate Ühistu on Eesti üks edukamaid. Arvestades, et tegemist ei ole kuigi rikka kandiga, on Põlva Tarbijate Ühistu järjest ennast arendanud, on ka järjest uuendatud, uusi poode tehtud ja nii edasi. Ja Tarbijate Ühistu puhul on ju hea see, et kõik, mis kasumina teenitakse, see kõik läheb ka teisipidi tagasi tarbijate heaks. Ja üks, mida kindlasti tasub ka esile tuua, Põlva on iga aastaga arenenud, iga aastaga on midagi uut tulnud juurde ja Põlva linna elanike jaoks on minu arvates oluline ka see, et Põlva linnas on suhteliselt odav elada, odavam kui paljudes teistes paikades. Kui räägitakse paljude omavalitsuste puhul, et volikogudes on väga tõsised lahkhelid seal koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Põlvas seda pole peaaegu et olnud. Tehakse õigeid valikuid. Paljudes kohtades ilmselt see nõnda ei ole ja seetõttu ka vahetuvad koalitsioonid, vahetuvad linnapead, vallavanemad ja nii edasi. Selle eest tegelikult tuleb küll Põlva inimesi tänada, et nad taolise volikogu on osanud alati valida. Mida tahaks veel Põlva linnas muidugi? Tahaks seda, et Põlvas oleks veel rohkem noori kui praegu ja et Põlva linnas oleks ka rohkem elu ja liikumist õhtusel ajal. Praegu jääb kuidagi niisugune mulje, et Põlva on väga rahvarohke vaid Põlva päevade ajal, Põlva on väga rahvarohke vaid laupäeval, teistel päevadel käib kuidagi vaikelu. Võib-olla on see õige, aga kas nii peaks olema?